miks ta minu lemmikpuu küll siiski siin aias üldsegi ei ole, isegi kui ta on virsik ja ta teeb kõiki neid imelisi asju siin viljub ja niimoodi on see, et ta on karvane et mina söön teda niimoodi, et ma ettevaatlikult võtan selle karva ära. Minu meelest see karv on jumala õudne, aga see viljaliha, mis on nii maitsev ja on nii mahlane, see kompenseerib kõik selle, nii et ma ei hakka praegu luristama siin, ma söön selle pärast ära siis, kui ma selle video lõpetan. No tere taas tulemast Hortonami aiapäeviku lehele. Virsik on küll selline nii-öelda troopiline puu, kes ka praegu ikka veel olemata sellest, et väga paljud hobiaednikud on endale need istikud soetanud, tekitab sellist mõnust elevust, et kas tõesti on võimalik meil Eestis ka neid puid kasvatada ja kasvatada just ka selliselt, et nad tõesti viljuvad ja neid vilju tuleb puu külge ohtralt, nii et neid on võimalik täiesti nautida ilma igasuguste süümepiinadeta. Kui mina endale virsiku tõin, siis tegelikult ega ma ei saa rääkida nüüd mingisugusest väga teadlikust sordivalikust, sest kui mina lõpuks puukooli jõudsin, olid enamus istikud juba ära ostetud ja sain sealt siis endale selle sotsnõi. Aga igal juhul ka see sordi kirjeldus oli hästi selline julgustav ja palju lubav ja tegemist on siis Ukraina sordiga ja ka meie tingimustes on ta külmakindel. Aias ma valisin siis sellise koha, kus ta oleks hästi soe, et siin on sellise, oi see on täitsa pehme, võtan selle ära, kus on hästi soe ja valisin ka sellise koha, kus ma ei ole talvel näinud, et külmunud maa peale jääks seisvat vett, eriti just nendel päevadel, kui on sula olnud. Esimestel aastatel küll jah, ma katsin teda natuke kuuseokstega ja loopisin lund peale, eriti just selle pooke koha peale, aga mingeid probleeme nagu olnud ei ole. Kui ma nüüd võrdleksin teda nende aprikoosidega, kes meil on aias, siis virsiku puhul ma ei ole saanud teha mingisugust väga teadlikku võra kujundamist. Sellepärast, et on mingi hulk oksi, mida ta niikuinii armastab ise ära kuivatada. Ja nüüd see aasta mul on lõikamata jäänud, suvist lõikust ka veel teinud. Ja teine asi on see, et ma ei osanud absoluutselt arvestada sellega, et kui raskeks need viljad ikkagi muutuvad. Et ka sellised üsna lühikesed eelmise aasta kasvud. Ja siin on nüüd 3 vilja, üks on 4, on siinpool, siis see on kohutavalt raske ja ka mina ei osanud sellega arvestada siis oma sellisest nagu teadmatusest ja oskamatusest tulenevalt on mõned ka jämedamad oksad ära murdunud, eriti nagu täna ka on tunda niisugust tuult, siis kui tuleks nüüd veel tõsisem torm, siis võib mõni oks täiesti ära murduda. Nii et olen lihtsalt siis lõiganud välja need oksad, mis on koos kuivanud, kas on murdunud ja siis lõiganud võra tasakaalu, aga selles mõttes siin ma ei ole sellist teadlikku võra kujundamist teinud, et ta on selline täitsa puukujuga. Küll aga kui ma ta istutasin, ja mina just istutasin niimoodi, et ma jätsin pooke koha maa peale, istutasin ta samale sügavusele, kui ta oli ka selles istutuskotis, siis ma kärpisin latva. Aga see on selline täiesti tavaline praktika, seda latva kärpide peale kasvukohal istutamist, et just ergutada seda uute okste juurde teket, et tal ikkagi tuleks neid oksi, sest okste külge tulevad ju viljad. No räägime siis sellest viljast endast ka, et nii palju, kui ma oskan seda edasi anda, et ta on hästi aromaatne, et kui olen ka teda nagu tuppa viinud järelvalmima, see on ka pehme valmis, siis terve tuba tegelikult täitub sellise hea lõhnaga. Teda ei saa niimoodi viisakalt otse käest süüa, ta on kohutavalt mahlane ja tema vili on kinnine. Nii, vaatame, kas siia maha on ka mõni tulnud, kuna meil hetk tagasi oli just sellised suuremad, on üks ongi siin suuremad tuulepuhangud ja ikka tuul murrab ta lahti. Vaatan, kõige pehmem on tegelikult, ma arvan, meie see nädal aega nüüd, mis me siin teemegi perega on see, et me käime neid erinevaid vilju masseerimas, et siin on näha ka, et miskit on siin juhtunud. Eelmine aasta ma sellised viljad, mis maha kukkusid, ma panin mahlaaurutajasse koos teiste marjadega ja nagu väga hea mahl tuli ja ta annab väga hästi seda mahla välja, ta on ise ka hästi mahlane. Et teda ei saa nagu viisakalt süüa näpu vahelt, sest mahl läheb igale poole, aga ma natuke proovin näidata siin. Et tema viljaliha on hele ja kivi ei ole päris lahtine, et see nüüd oli siin nagu üliküps ja eks ta oli saanud nüüd siin puu küljes lõpuni küpseda. Ja ta on selline
hästi aromaatne, ta natuke meenutab seda virsikut, mis ta siis on, see lapikvirsik, mida saab poest osta. Et kui teil on õnnestunud seda lapikut, äkki see oli Paraguay, ma ei tea, seda poest osta, siis umbes sellise maitsega ta on. No siin on praegu tal see kukkumise koht on pruuniks juba läinud. Ta üsna kiiresti läheb ka viljapiha pruuniks, kui kohe ära ei söö. Mis veel virsiku puhul? Miks ta minu lemmikpuu küll siiski siin aias üldsegi ei ole, isegi kui ta on virsik ja ta teeb kõiki neid imelisi asju siin viljub ja niimoodi on see, et ta on karvane. Et mina söön teda niimoodi, et ma ettevaatlikult võtan selle karva ära. Minu meelest see karv on jumala õudne, aga see viljaliha, mis on nii maitsev ja nii mahlane, see kompenseerib kõik selle, nii et ma ei hakka praegu luristama siin, ma söön selle pärast ära siis, kui ma selle video lõpetan. Üks huvitav asi on ka, mida ma olen märganud, et kui on olnud selle vilja arenemise aeg hästi kuiv ja nüüd on ta nagu enam-vähem oma suuruse saavutanud ja kui nüüd on olnud jällegi väga head nagu vihmased ilmad, siis mõnikord läheb kivi seest pooleks ja siis ta hakkab ise siit alt mädanema hoopiski. Et see on see üks asi siis, mis võib-olla on tema nagu miinus ja võib-olla see sort ei ole selles mõttes nii hästi kohanenud meie sellise heitliku ilmaga, mis on meil ju iga aasta täiesti heitlik. Ja viljad valmivad kuskil nädala jooksul, nii et siin on nüüd nagu, praegu on selline nagu veel ootusärevus, et käime siin neid katsumas, et kas on juba pehmed või hommikul vaatame, et kas on maha sealt ladva poolt midagi potsatanud, aga ta valmib suht kiiresti niimoodi nädala jooksul, nii et see saab nüüd ruttu mööda see mõnus aeg, kui saab oma aiast virsikuid endale korjata. Nii et kui te ikkagi mõtlete, et tahate endale kaada midagi huvitavamat või eksootilisemat istutada, siis enda kogemuse näitel selle virsikupuu sotsnõiga ma võin küll öelda, et see listiku ost täiesti tasub ära, et hakkab üsna ruttu vilja kandma. Ja kui peaks öökülma õied ära võtma, siis sellest pole midagi, puu kogub jõudu, õitseb järgmine aasta jälle ja need õied ise on lihtsalt ka juba täiesti eraldi kogemuse aias, nii et kindlasti, kui teil on mõni soojem koht oma aias, siis tasub kindlasti endale ka mõni virsikupuu aeda panna. Nii et mina jään siia neid nüüd masseerima ja ma loodan, et ma leian veel mõned juba valmis viljad, aga teile siis edu kevadisel istikujahile, et ka virsikuistikud on need istikud, mis suhteliselt kiiresti läbi müüakse ja eks seda ka hea põhjusega.